ta hoiatab täna hommikul. Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata. Jätkame selle täielikku lugemist. Ta ütleb, terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, et kunagi enam mitte naasta. Ma ei taha, et see juhtuks, aga tõenäoliselt juhtub. Siiski, kui toimub täielik režiimi muutus, kus võidutsevad targemad ja vähem radikaalsed inimesed, võib midagi imelist juhtuda. Kes teab? Saame teada täna öösel. Üks tähtsamaid hetki maailma pikas ja keerulises ajaloos. 47 aastat väljapressimist, korruptsiooni ja surma saab lõpuks läbi. Jumal õnnistagu Iraani suurt rahvast. Nii et veel kord, see oli president Trumpilt vaid mõni hetk tagasi siin Truth Socialis, aga ma tahtsin ka seda jagada. President Trumpi Truth Sociali postitus mõni päev tagasi, pärast seda, kui ta andis Iraani režiimile täna kella 20 nii idaaja järgi aega relvarahu saavutamiseks, mis hõlmaks ka Hormuzi väina taasavamist. Ta ütleb, teisipäev on elektrijaama ja sillapäev, kõik koos Iraanis. Midagi sellist pole varem olnud. Avadže väin, te hullud värdjad, või elate põrgus, oodake vaid. Kiidetud olgu Allah, Donald J. Trump. Nüüd tahtsin ka seda siin jagada, sest avastame seda samuti täna hommikul. El Swaiba korraldasid 10 rünnakuid Iraani Hargi saarel asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu eelmisel ööl ja täna vara hommikul. Seda kinnitas kõrge Swaiba ametnik, kes rääkis Fox Newsile. President Trump tegi eelmisel nädalal ettepaneku rünnata Iraani tugipunkti pärast ähvardusi Hormuzi väina taasavamise kohta. Üks ametnik väitis, El Swaiba tabasid 10 sõjalisi sihtmärke Hargi saarel. Õhurünnakud pommitasid täna Teherani ning Iraani ametivõimud kutsusid noori moodustama inimkette, et kaitsta elektrijaamu tunde enne Trumpi seatud tähtaega Islamivabariigile. Trump pikendas tähtaegu, kuid märkis, et Washingtoni aja järgi kell 20 on lõplik, mis tekitas iraanlaste seas muret. Ta ähvardas hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad, nagu ta postitas Truth Socialis, kui Teheran ei ava liiklust väinas, kust läbib 5% maailma naftast. Iraani juht ütles, et 14 miljonit inimest, sealhulgas tema ise, on end vabatahtlikena võitlema pakkunud. Kuigi Iraani relvastus ei ole nii arenenud kui Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli oma, põhjustab nende kontroll väina üle ülemaailmseid kahjusid ning survestab president Trumpi nii sisemiselt kui ka väliselt ummikseisu lahendama. Asjasse puuduvad ametnikud ütlevad, et läbirääkimised jätkuvad, kuid Iraan lükkas tagasi Ameerika Ühendriikide viimase ettepaneku ning ei olnud selge, kas kokkuleppele jõutakse enne president Trumpi ähvardatud rünnakuid. Maailma liidrid ja eksperdid hoiatavad, et sellised rünnakud võivad kujutada endast sõjakuritegu. Kordan seda veel kord, sest president Trump avaldas selle äsja Truth Socialis. Jagame ka seda, et rünnakud tabasid Iraani, sealhulgas Teherani elamupiirkondi, kus hukkus ligi 30 inimest. Iraan tulistas Iisraeli ja Saudi Araabia pihta, sulgedes ajutiselt olulise silla. Nüüd teisipäevase tähtaja kohta hoiatas ta. Kogu riik võib ühe ööga hävineda. Ta ütles, Iraani sillad hävitatakse homseks südaööks. Ja ta lisas, elektrijaamad plahvatavad leekides ja muutuvad kasutuskõlbmatuks. Seda kõike ütles president Trump eile pressikonverentsil. Vastuseks kutsus Iraan üles kõiki noori, sportlasi, kunstnikke, õpilasi ja üliõpilasi ning ka nende õpetajaid moodustama inimkette nende elektrijaamade ümber. Soovin jagada mõningaid kommentaare president Trumpilt ja asepresident J.D. Vancelt. Kuulsime just, kuidas asepresident rääkis Ungaris hiljuti, kus talle esitati küsimus Iraani kohta. Soovin seda vastust teiega jagada. Sa küsisid Kargi saare kohta. Nii palju kui ma Peetilt ja kindral Keinilt aru sain, pidime ründama sõjalisi sihtmärke Kargi saarel. Ma usun, et me juba tegime seda. Meie järgime presidendi tähtaega ja ta on olnud selles osas selge. Me ei ründa energia ega taristu sihtmärke enne, kui iraanlased esitavad või ei esita vastuvõetavat ettepanekut. Aga ta andis tähtajaks teisipäeva kell 8. Seega ma ei usu, et uudised Kargist viitavad strateegia muutusele või mingile muutusele Ameerika presidendi poolt. Ta ütles alati, et tähtaeg on kell 8. Ja mille jaoks see tähtaeg on?
Põhimõtteliselt üritab Iraan, kuna ta sai sõjaliselt lüüa, põhjustada maailmale võimalikult palju majanduslikku valu. Ja Ameerika Ühendriikide president teab, et kui iraanlased tahavad tekitada mingit valu, siis ameeriklastel on võimekus tekitada palju suuremat valu. Veel kord, asepresident Vance vastas hiljuti ühe reporteri küsimusele uudise kohta, mida me jagasime. Fox Newsi andmetel pommitasid USA relvajõud öösel Iraani sõjalisi sihtmärke Kargi saarel, sealhulgas punkreid, radareid ja laskemoonaladusid. See kõik on taas Fox Newsi andmetel. Nagu ma varem mainisin, rääkis president Trump eile Valges Majas toimunud pressikonverentsil Iraanist. Soovin teile nüüd näidata 2-minutilist lõiku. Ma ei saa praegu relvarahust rääkida, kuid võin öelda, et meil on väga aktiivne tegevus käimas. Teisel pool on osaleja valmis. Nad sooviksid kokkuleppele jõuda. Rohkem ma ei saa öelda, aga nad sooviksid seda. President, teie sõnum on muutunud, sõda lõpeb, aga nüüd räägite, et pommitate Iraani tagasi kiviaega. Ja me oleme kuulnud mitmeid selliseid sõnumeid. Loomulikult, sellist tüüpi sõnumeid. Mis siis on vastus? Kas te lõpetate selle? Ei. Kas see eskaleerub? Ei, ma ütlen sulle, ma ei tea. Ma ei saa öelda, see sõltub sellest, mida nemad teevad. See on kriitiline periood. Neil on tähtaeg homme kella 8-ni. Ma andsin neile pikenduse. Nad palusid 7 päevast pikendust, eks? Ma ütlesin, Steve, anna neile 10 päeva. Tegelikult lõpeb 10 päeva täna, nii et ma andsin neile kaudselt 11 päeva. Ma arvasin, et oleks sobimatu teha seda lihavõtetele järgneval päeval. Ma tahan olla tore inimene. Meil on aega kuni homseni. Nüüd vaatame, mis juhtub. Ma võin sulle öelda, et nad peavad läbirääkimisi heas usus. Saame teada. Me saame abi mõnelt uskumatult riigilt, kes väga tahavad, et see lõppeks. Sest see olukord mõjutab ka neid üsna palju. Paljusid inimesi mõjutab see, aga me anname neile. Anname aega kuni homse, kella 8-ni õhtul, ida aja järgi. Ja pärast seda neil ei ole enam sildu. Neil ei ole enam.